1, 2, 3, 4, 5. Lubega pole just saabunud. USA andis Iraanile 5 järjestikust lööki. Režiim oli kukutatud, kõik Iraani peamised sõjalised varad hävitatud. USA suutis Iraani vastu võimatuna näivat ja lõpetas rünnakuga olulisele territooriumile, mis võib olla maismaa sissetungi platvorm. Alustame Kargi saarest, sellest võtmetähtsusega territooriumist. 12. märtsil tuli uudis, et USA oli korraldanud massiivse rünnaku Kargi saarele, mis asub vaid 24 kilomeetri ehk 15 miili kaugusel Iraani rannikust. See saar on Iraani naftatööstuse jaoks ülioluline osa, kuigi USA pole siiani sihikule võtnud naftataristut, vähemalt veel mitte. Ameerika rünnakud hävitasid saare sõjalise infrastruktuuri. BBC andmetel tabas USA üle 90 sihtmärgi, sealhulgas raketilaod, meremiinide laod, õhutõrjesüsteemid, kopterihalli ja lennujaama juhtimistorni. See tähendab Kargi saare sõjalist jõuetust, millega Iraan pole rahul. Iraan ähvardas, et kogu USA-ga seotud ettevõtete nafta- ja energiataristu saarel hävitatakse kohe ja muudetakse tuhaks pärast rünnakut. See ähvardus näitab, et Kargi saare ründamine kahjustab USA-d rohkem kui Iraani. Nafta on selle saare jaoks võtmetähtsusega, kuid mitte nii, nagu Iraan väidab. Kargi saar on Iraanile nafta ja gaasi mõttes olulisem, kui see kunagi USA-le olema saab, mida kinnitavad ka numbrid. Euronewsi andmetel on Kargi saar Iraani ekspordisüsteemi tähtsaim naftaterminal. Umbes 90% riigi toornafta ekspordist lahkub Iraanist selle saare kaudu, kust kogu kaup liigub läbi Hormuzi väina ning jõuab kliendiriikideni nagu Hiina ja teised ostjad Aasias. Pea meeles Hormuzi väina. USA tegevus seal on üks 5 suurest löögist. Kargi saar suudab täisvõimsusel laadida päevas 1,3–1,6 miljonit barrelit toornaftat. Iraan vajab seda süvaveesadamate tõttu, kus supertankerid saavad naftat laadida. Suured tankerid ei saa Iraani rannikul paljusid sadamaid kasutada, sest vesi on liiga madal. BBC sõnul on nafta ja gaas Iraani kõikuva majanduse jaoks võtmetähtsusega. Riigi režiim kontrollib 10% maailma tõestatud naftavarudest ja 15% gaasivarudest. See teeb energiasektorist ainsa tööstusharu, mis suudab raskete sanktsioonide all ägavat Iraani tõeliselt toetada, kuna need takistavad riigil olemas tõhus kaubanduspartner mis tahes muus valdkonnas. Iraani naftatulud on viimastel aastatel kasvanud. Tehran Timesi andmetel ulatusid need tulud 2024. aastal $46 miljardi, mis on 14% ehk $5,6 miljardit rohkem kui 2023. aastal. Kui 90% Iraani naftast liigub enne eksporti läbi Kargi saare, on selge, et rünnakud seal võivad Iraani majanduse kokku kukutada. Ja see on majandus, mis ei olnud eriti heas seisus isegi enne, kui USA alustas operatsiooni Eepiline raev. BBC andmetel on Iraani raha väärtus alates 2018. aasta maist dollari suhtes langenud 95%. Iraani majanduse olukord vallandas detsembri lõpus ja jaanuaris protestid, mis viisid praeguse sõjani. Iraani režiim ei saa lubada Kargi saare naftarajatiste kaotust. Seda pole juhtunud, kuna USA keskendus oma esimeses rünnakulaines sõjalistele sihtmärkidele. Esimese laine mainimine näitab, et USA jätab endale valikud. Ameerika esimesed rünnakud hävitasid kogu Iraani Kargi saare kaitsevõime, andes hoiatava lasu. Sihtmärgiks on naftarajatised, mille kohta president Donald Trump on naljatamisi öelnud, et USA võib neid veel paar korda lõbu pärast rünnata. Iraani režiim ei naera. Nad teavad, et USA-l on Kargi saarel ülekaal ja võivad iga hetk taas rünnata, et Iraani naftavarustus hävitada. Kuigi Kargi saare rünnakud võivad mõjutada Iraani positsiooni Hormuzi väinas, liigume edasi suure viisiku teise punkti, Iraani hävitatud sõjaliste võimete juurde. USA alustas operatsiooni Eepiline raev koos Iisraeli operatsiooniga Mürisev lõvi ja on sellest ajast hävitanud Iraani sõjalist infrastruktuuri. See algas riigi juhtkonnast. 28. veebruaril operatsiooni Eepiline raev alguses teatas Trump 48 Iraani sõjalise ja poliitilise juhi, seehulgas endise ülemjuhi Ali Khomeini tapmisest. Paljud on järgnenud, sest USA ja Iisrael hävitavad Iraani juhtimisstruktuuri, mis paiskab kogu Iraani sõjalise vastuse segadusse. Sealt edasi on numbrid Iraani režiimi jäänustele kohutavad. Sõjauuringute instituut teatas, et Iisrael väidab, et õhurünnakud hävitasid kuni 80% Iraani õhutõrjest.
Iisraeli kaitsejõud ehk IDF väidab samuti, et on hävitanud umbes 70% Iraani raketiheitjatest. See tähendab, et Iraan on kaotanud ühe suurima ohu, mida ta võinuks kujutada liitlasvägedele, kes pommitavad tema territooriumi iga päev. Suurem osa õhutõrje kaotus tähendab, et Iraan ei saa USA õhuülekaalu vastu midagi teha. See on võimaldanud USA-l tuua lahingusse tavalisi pommitajaid ja ründelennukeid nagu B-1, B-52 ja A-10 Warthogid Iraani. Iraan võib endiselt olla väike oht üksikute õhutõrjeüksustega, kuid kui 80% nende võrgustikust ei tööta, saavad USA ja Iisrael kasutada rohkem õhujõudu. See on oluline õhujõu jätkusuutlikkuse jaoks pärast varajaste rünnakute šokki, vihjates veel ühele 5 suurest. See tähendab, et Iraan peab järjest rünnakutega tegelema. Paljude õhutõrjesüsteemide hävitamine muudab riigi õhutõrje haavatavamaks. Iga rünnak selle Iraani sõjaväe osa vastu annab pommitajatele ja ründelennukitele uusi võimalusi tegutseda. Siis on veel raketistardid. Iisraeli kaitsevägi väidab, et 70% neist on hävitatud ning oleme näinud selle mõju Iraani ballistiliste rakettide kasutamisel. Iraani raketilaskmiste arv on pärast konflikti algust vähenenud. Times of Israel teatel on Iisraeli kaitsevägi selle languse kaardistanud. Iraan tulistas sõja esimesel päeval Iisraeli pihta 90 ja teisel päeval 60 raketti. Umbes nädal pärast seda tulistas Iraan päevas 20 raketti, nüüd on neid veelgi vähem. Hävinud raketilaskeseadmed on selle tulejõu vähenemise peamine põhjus ning see on Iraani jaoks hävitav. On põhjus, miks riik kogus enne sõda üle 2000 lühimaa ballistilise raketivaru ja plaanis neid veelgi juurde toota. See soovis raketiparvedega hävitada Iisraeli ja USA, kuid Iraan ei suuda enam seda teha ega isegi plaanitult rakette välja lasta. Probleemi süvendab, et Iraani droonide stardipaikade ründamine on vähendanud mehitamata õhusõidukite väljalende 95% võrra, võrreldes operatsiooni Eepiline raev esimese päevaga, ütles USA sõjaminister Pete Hegseth. Iraani sõjaline doktriin põhines nende suutlikkusel kasutada selliseid relvi. See on nii ründe kui ka kaitsetegevuses maa peal halvatud. Olukord halveneb, sest 3 5 suurest on Iraani merel muutnud praktiliselt kasutuks. Kui soovid sellist ülevaadet, telli The Military Show. Me teeme selliseid analüüse iga päev. Nüüd Iraani merevägi. Sel ei lähe hästi. 16. märtsil teatas admiral Brad Cooper, USA CENTCOMi ülem, et USA on hävitanud või kahjustanud üle 100 Iraani mereväe laeva. See on saavutus, sest enne operatsiooni Eepiline raev oli Iraani mereväel Global Firepoweri järgi 109 alust. See tähendab, et USA on sisuliselt kogu Iraani mereväe hävitanud, kui need arvud on õiged. Kui need ei vasta tõele, mis on võimalik, kuna islami revolutsiooniline kaardivägi kasutab palju kiireid paate, mis ei pruugi ametlikult Iraani mereväe koosseisu kuuluda, tähendab see ikkagi, et USA hävitab mereväe sihtmärke valimatult. Iga sellise vara hävitamisega väheneb oht USA mereväe kohalolekule Iraani vetes ja nende ümbruses. Samuti väheneb oht, mida Iraani merevägi võib kujutada Hormuzi väina läbivatele kaubalaevadele. Jääge meiega! USA tegevus selles väinas on viimane 5 suurest. Washington Posti sõnul näitavad satelliidipildid Iraani tähtsatest mereväebaasidest USA tekitatud kahju ulatust. Bandara baasis, ühes Iraani suurimas sadamas ja Hormuzi väina strateegias olulises kohas põlevad sõjalaevad ning vähemalt 1 Iraani allveelaev on nuputatud. USA ründab nüüd laevu ka väljaspool Iraani vette, nagu näitas Iristina juhtum Sri Lanka ranniku lähedal. Sõjalaev lebab nüüd India ookeani põhjas koos vähemalt 84 meeskonnaliikmega, kes hukkusid USA rünnakus. USA hävitas 16 Iraani miinipanekulaeva, millega Iraan kavatses paigutada miine Hormuzi väina, muutes niigi ohtliku läbipääsu väina kaudu kaupa vedavatele kaubalaevadele lausa eluohtlikuks. See 3. näide suurtest viisikust näitab, kui kiiresti võib merevägi halvatuks jääda, kui vastasel on paremad laevad ja eriti hiiglaslikud lennukikandjad, mis võimaldavad rünnata olulisi sadamaid järjest. Iraan on kaotanud fregatte, droonilaevu, allveelaevu, sadamaid, miinipaanijaid, merepatrulllennukeid ja väikseid pealveelaevu, ehk peaaegu kõik, millele ta oleks USA vastu merekaitses lootnud. See tähendab midagi sarnast sellele, mida me Iraani taevas ei näe. USA lennukid saavad siin peaaegu karistamatult lennata. Sama kehtib nüüd Ameerika lennukikandjate ja mereväe löögirühmade kohta Pärsia lahe piirkonnas.
Hävingu ulatus on olnud nii tõsine, et Iraan on olukorras, kus ta ei julge osaleda üheski laevapõhises lahingus, kartes kaotada need vähesed ressursid, mis tal veel alles on. See on taandunud kiirete paatide ja mehitamata aluste rünnakuteks kaubalaevadele, mis ei takista eriti USA'd jätkamast Iraani mandriosa pommitamist lennukikandjatelt ja teistest baasidest. Rääkides õhuvõimsusest, siis see viib meid suure 5.4. punktini. Ameerika pidev surve Iraanile, mida võimaldavad tuhanded riiki sooritatavad õhurünnakud. Me puudutasime seda varem, kui arutasime, kuidas nii paljude Iraani õhutõrjesüsteemide kaotus on võimaldanud USA'l kasutada lennukeid, mida nad poleks võib-olla kasutanud, kui olukord õhus oleks jäänud riskantseks. B-52 pommitajate kasutamine Iraani ründamiseks on võib-olla kõige silmapaistvam näide, sest need üle 70 aasta vanad pommitajad on Ameerika õhuarsenalis kõige kaugemal varglennukitest, kuid nad lendavad Iraani kohal, kuna Iraani õhutõrjevõrk on täielikult hävitatud. Vaatame mõningaid arve. Wall Street Journali andmetel teatas USA, et on tabanud üle 7000 sihtmärgi Iraanis. USA sõjaminister Pete Hegseth ütleb, et vaenlase sihtmärke on umbes 15 000, arvestades ka Iisraeli rünnakuid. Sõda algas 28. veebruaril ja on kestnud selle video tegemise hetkeks 19 päeva. Iraanis tavatakse päevas kestmiselt 789 sihtmärki. See tähendab pidevat õhurünnakute kampaaniat. USA ja Iisrael on loonud õhurünnakute rutiini, mis võimaldab õhuväge roteerida ilma Iraani vastuseta. Hävituslennukid saavad lennukikandjalt tõusta, rünnata, naasta, tankida, relvastuda ja mitu korda päevas taas startida. Kui seda teha 10 hävituslennukitega Ameerika kandjatelt, Iisraelist ja USA baasidest Iraani lähedal, tekib pidev rünnak, millele Iraan ei suuda vastata. See tähendab üle 40 aasta kestnud Iraani sõjalise jõu ja režiimi nõrgestamist, mille võimaldab Ameerika õhuvägi. Rünnakuid on liiga palju, et neid siin kõiki üksikasjalikult kirjeldada, kuid mõned kõige raskemad on juba mainitud rünnakud Kargi saarele, millele võib peagi järgneda veelgi, ning USA kasutab oma 30 000 naelaseid massiivseid punkrilõhkujaid Talagan 2 maa-aluse punkri vastu. Nüüd, kui Ühendkuningriik lubab USA'l kasutada oma baase, sealhulgas RAF Fairfordi, ei pea Ameerika pommitajate piloodid enam tegema kurnavaid edasi-tagasi lende, mida nad tegid sõja alguses rünnakute korraldamiseks. Iraani jõudmiseks tuleb nüüd läbida lühem vahemaa. Atlandi ookeanist saab nüüd mööda lennata. Ameerika pommitajad saavad nüüd Iraani kiiremini rünnata, liitudes hävitajate pideva rotatsiooniga. Operatsioon Epic Fury alguses hävitati Iraani õhutõrje ja raketivõimekus. Suure viisiku 4. sihtmärgiga keskendub USA nüüd Iraani raketitootmisele, maa-alustele kompleksidele, juhtimiskeskustele ja teistele tööstusbaasi osadele, mida nad leiavad. See pole enam ainult Iraani sõjaväe hävitamine. Eesmärk on tagada, et Iraani sõjavägi ei saaks enam kunagi taastuda, vähemalt seni, kuni neid tabab see tohutu õhurünnakute laviin. Siiski on Iraanil üks mõjuvõimuallikas, millest ta meeleheitlikult kinni hoiab. Ja see toob meid tagasi suure viisiku viimase sihtmärgini, Hormuzi väinani. Hormuzi väin on üks maailma tähtsamaid veeteid, eriti meritsi transporditava nafta puhul. Umbes viiendik maailma naftakaubandusest läbib seda väina, mis moodustab 21 miljonit barrelit päevas. Hormuzi väina kitsaim koht on vaid 24 miili lai, mistõttu Iraanil on seda lihtne patrullida. Kuigi väinas liigub mõni laev, on see võrreldes oodatuga vaid väike osa. Põhjus on selge. Iraan on ähvardanud rünnata laevu, mis liiguvad läbi Hormuzi väina ja on neid ähvardusi juba mitu korda täide viinud. Kuna väinad on endiselt sisuliselt blokeeritud, oleme näinud ka naftahindade tõusu üle $100 barreli kohta, kus need püsivad siiani. See on Iraani viimane plaan. Blokeerida väin, tekitada naftatööstuses kaos ja loota, et tekkinud survest piisab, et USA taganeks. See ei tööta. USA on keskendunud otsestele rünnakutele Hormuzi väina lähedal, kutsudes liitlasi kaitsma kaubalaevu, samal ajal kui on esinenud kriitikat ja ähvardusi sekkumisest keeldujate suhtes. 17. märtsil teapati, et USA pommitab Iraani raketilaskepaiku Hormuzi väina lähedal punkripurustuspomidega. CENTCOM teatas X-i postituses, et mõned tunnid tagasi kasutasid USA väed edukalt mitut 5000 naelast sügavale tungivat lõhkekeha Iraani rannikul asuvate tugevdatud raketipaikade vastu Hormuzi väina lähedal. Kuigi see võib tunduda järjekordse rünnakuna Iraani raketilaskepaikade vastu, on need konkreetsed löögid suunatud just selleks, et takistada Iraanil lasta välja laevatõrje tiibrakette, mis võiksid sihtida kaubalaevu väinas.
USA on hävitanud Iraani sõjalised ja juhtimisstruktuurid, ohustanud selle majandust ning nüüd kaitseb aktiivselt üht maailma kriitilisemat veeteed. Võib-olla tuleb veelgi rohkem. USA saadab 31. merejalaväe ekspeditsiooniüksuse Lähis-Idasse. See üksus, kuhu kuulub umbes 2200 USA merejalaväelast koos amfiibsete dessantlaevade ja muu varustusega, ei jõua kohale enne märtsi lõppu. Kui üksus asub Pärsia lahe piirkonnas, võib see alustada rannikureide Iraani oluliste sõjaliste sõlmpunktide vastu Hormuzi väina rannikul. Juba räsida saanud sadamad ja raketilaskekohad võidakse täielikult üle võtta, võimaldades USA-l luua omamoodi puhvertsooni, kuhu saab paigutada õhutõrjesüsteeme, vähendades seeläbi Iraani ohtu väinale sisemaalt. Kui teised riigid liituvad USA-ga väina kaitsmisel, mida Prantsusmaa kaalub pärast olukorra rahunemist veeteel, kaotab Iraan viimase mõjuvõimu. Kogu varisev Iraani režiim loodab, et naftahinna šokk peatab USA tegevuse. USA ei allu survele, vaid saatis Hormuzi väina 5. suure viisiku liikme ja neil võib veel üllatusi olla. Üks tugev hoop teise järel on Iraani murdnud. Suur viisik näitab, et USA-l on operatsioonis eepiline raev, kõik trumbid. Mis puudutab Iraani, siis selle sõjaline infrastruktuur koos režiimiga mõrgeneb päev-päevalt. Ja kui USA jätkab tõenäoliselt rünnakutega veelgi rohkematele Hormuzi väina sõlmpunktidele ja Kaagi saarele, muutub Iraani jaoks halb olukord ainult palju hullemaks. Ah jaa, seda kõike rääkimata veel sellest, et USA on toonud operatsioonile eepiline raevrelvi, mis on otse ulmefilmist välja võetud. Mängus on laserid ja need rikuvad Iraani katsed kasutada droone USA vastu. Kas tahad teada, kuidas? Vaata meie videot ülimoodsatest relvadest, millest Iraan ei oskaks unistadagi. Kui video meeldis, telli The Military Show kanal, et näha rohkem Iraani sõjakajastusi. Aitäh vaatamast!